tere päevast inimestele, kes te just tulete peasaalist ja siia saali istuma tulete, et siis te satute Telia podcasti laisalvestusele Vähem IT-d palun. Ja kuna kõik on juhtimisega seotud, siis tänane teema, mida me puudutame, on ka, kuidas see tehnoloogia siis mõjutab juhi otsuseid ja juhi tegevust igapäevaselt. Ma usun, et olete nüüd selle paari päeva jooksul siin juhtimiskonverentsil saanud päris hea informatsiooni selle kohta. Ma igaks juhuks ütlen ära, et ma ei ole nutisõltlane, mul lihtsalt on küsimused siin, mida ma tahaksin siis osapoolte käest küsida. Ja mul on hea meel podcastis tervitada siis Marja-Liis Alapmit, kes on Meliva tegevjuht ja Mikkel Kõivu, kes on siis Telia võrkude juht. Ja ennem kui me selle teemaga edasi läheme, kuidas siis juhid otsuseid teevad ja kas sa kasutad ka tehnoloogiat selle jaoks, et otsuseid teha, siis ma võib-olla annan paar sõna, et nad tutvustavad üldse, millega nende ettevõte tegeleb. Mida te täna teete? Meliva on siis Eesti suurim eratervishoiu ettevõte, pakub patsientidele teenuseid, mis on seotud hambaraviga, töötervishoiuga ja kõikide eriarstiabi valdkondadega, sealhulgas siis päevakirurgia. Tere! Telia tegeleb endiselt internetiteenuse pakkumisega, kodune internet, mobiilne internet ja meil on ka IT-äri ning meelelahutuse TV ja ka Eesti suurim ja oma sektoris kõige tugevam tegija. Et nüüd, kui kellelgi täna siin levi ei ole, Telia kliendist võib sinu juurde tulla kurtma? Loomulikult. Aga kui te nüüd juhtidena vaatate oma igapäevatööd, et kui palju näiteks nüüd see tehnoloogiline areng, mis on üsna kiire, megakiire isegi tänu selle AI tulekule, on muutnud juhi igapäevaharjumusi ja info korjamist, ja kas see tehnoloogia üldse juhtimist on täna mõjutanud teile? No kindlasti ta ikkagi mõjutab, et ma arvan, et kui juhtimine oma baas nagu funktsioonilt jääb samaks, siis see, kuidas me seda teeme ja kuidas me mõtestame juhi rolli, mina tajun, et on muutunud päris palju ja võib-olla see kõige suurem shift on selles, et mul on tunne, et nagu 5 aastat tagasi veel võib-olla oli natuke selline tunne, et kuskil on see IT ja siis on kõik need nagu ärid ja tugifunktsioonid, kes teevad oma asju ja siis las see IT teeb meile nagu lahendusi. Ja täna tegelikult on ikkagi see liikumine selles suunas, et iga protsessil on nii suur nagu tehnoloogia või nagu digitaalne jälg või et nad kõik peavad olema nagu integreeritud ja olema tehnoloogiliselt ka olemas, mis tähendab seda, et me otsime, või mina vähemalt otsin oma tiimiga selliseid juhte, kes on nagu tehnoloogia uskuise, kes näevad neid võimalusi, keda see ei hirmuta ja kes oskaksid nagu mõelda ja näha alati neid variante, on ju. Et võib-olla see profiili ootus on ikkagi läinud kaldu rohkem selle poole, et see tehnoloogia kompetents peab ka olema. Kõik muud asjad, kuidas inimesi hoida, kuidas neid motiveerida, kuidas eesmärke seada, see on kõik väga tähtis. Aga see tehnoloogiline kompetents on olulisem, et 10 aastat tagasi ma ei arvanud, et see on nagu must. Täna ma arvan, et see on ikkagi vähemalt selline tehnoloogiat soosiv hoiak on nagu must. Aga kas sul on, ütleme, et igasugused tarkvaras, mis ettevõttes sellises kasutuses on, need on hästi erinevaid ja seal on hästi palju infot, mis on juhtimisotsuseks ka vajalikud. Et kas sul on endal mingi dashboard, kuhu see informatsioon kokku jookseb või planeerida alles sellist? Meil on Power BI, kuhu jookseb kõik kokku data warehouse'ist, aga millest ma siis nüüd unistan, on see, et ta oleks liidestatud mingisuguse AI lahendusega. Et see oleks natuke lihtsam, on ju, et paratamatult need nagu Power BI kipuvad kasvama totaalseteks monstrumiteks ja igal ühel on mingisugune oma nurk, kuhu ta on tellinud oma raporteid. Natuke on see, et kas andmed, mille alusel see raport on koostatud, on õige. Nii et ma unistan sellest nagu upgrade'ist nendest dashboardidest tegelikult. No ma saan aru, et juhid on tegelikult suured unistajad, et kui nad mingi unistus nende eesmärgiks võtavad, siis nad hakkavad selle poole ka liikuma. Aga ma küsin siit poolt, et sinu igapäevane töö on ju põhimõtteliselt selle taristu loomine, kus siis meie kogu side liigub ja info liigub, et kas seal on, selles valdkonnas on midagi sellist, mis on näiteks sinu igapäevatööd aastate jooksul nagu lihtsamaks teinud tehnoloogiliselt? On midagi sellist, mida sa julged välja tuua? Ja, absoluutselt, et Marja-Liis, kõik, mis sa räägid, täpselt nii on. Ma ütleks isegi, et see on viimase 5 aasta, see on väga pikk progressiond juba sinna poole, kuidas me oleme kõiki neid andmeid kogudes saanud palju paremaks ja palju kiiremaks. Et
mul oleks nagu väga halb öelda, kui see on just nüüd juhtunud, et Telia selline ettevõte õnneks ei ole. Et me oleme pikalt seda teed silunud, just nende andmete korrektsus, kui puhas see on, kogu see andmete kvaliteet. Ja no see toob selle hea aluse õigete juhtimisotsuste tegemiseks. Noh, kas just õiged, ei õige on vale muidugi. Et lihtsalt see pinnas on hea, et sa saad minna õiges suunas edasi. Et seda me oleme alati teinud. Küll, mis meie valdkonnas on väga selgelt ka muutunud, on see, et siuke 80-ndatel, kus need juhid välja kasvasid, olid need, kes tulid insenerist ja said juhiks. Kõige targem inimene ruumis, absoluutselt. Et mina olen nüüd see inimene, kes tuli 2000-ndatel ülikoolist välja ja alguses olin ka insenerist juhiks on minu tee, eks. Ja nüüd juhtus nii, et ma pidin hakkama neid inimesi juhtima, kes on minust targemad. Ja tegelikult see shift on täiesti sarnaselt muutunud. Ehk et juhid täna enam ei ole kõige targemad, juhid on pigem need, kes loovad sellise turvalise keskkonna, hea, ongi töökeskkonna arhitektid ja need targad inimesed saavad tulla, katsetada, testida, eksida ja see on selline juhtimismaastik, mis meil toimub. No hästi palju käib läbi praegu sellist teemat, et andmepõhine juhtimine ja et sul oleks datat, mille pealt üldse mingeid otsuseid teha. Loomulikult see andmed peavad olema sul korrastatud, et sa saad neid lugeda, kui me paneme veel AI sinna külge, eks. Aga kui palju täna näiteks neid erinevaid juhtimisotsuseid sa andmete pealt üldse teed? Kas need andmed, mida sa täna saad, aitavad sul nagu mingisuguseid otsuseid kiiremini teha, paremini teha, läbimõeldumalt teha? Et see on küsimus teile tegelikult mõlemale. No alusta. Muidugi. Kõik need otsused, mis me täna teeme, ikkagi baseeruvad mingitel andmetel. Et küll neid andmeid on tohutult palju ja juht seal juures pigem peabki valima need õiged välja, mille alusel sellele otsusele minna. Ja siis, kui otsus tuleb, ja või halb, seda saame hiljem teada, otsus on otsus ja siis me täpselt samamoodi hakkame neid andmeid uuesti saama, monitoorima ja siis saame aru, et kuhu suunas me lähme ja siis kas me muudame või oli see täiesti õige ja paneme lõpuni välja. Ja. No ma lisan ainult nii palju, ma olen nõus, minu arust nagu ikkagi andmed, kõik nagu operatiivotsused peavad baseeruma nendel, aga on kindlasti mingi aspekt, et mitte arvata, et need andmed meile nüüd kõik ütlevad. Et andmed ei ütle meile uut nagu valdkonda, kuhu siseneda, on ju. Tegelikult nad ei ütle, kas mingit riski tasub võtta või ei tasu, kas mingisugune nagu võimalus on turul olemas või mitte. Et selles ei tasu unustada, et need andmed aitavad meil ikkagi aitavad seda otsustusprotsessi, aga mitte ei saa nagu otsustada meie eest, on ju. Et on midagi, mida me sinna andmetesse kui päris ei saa panna või millest me ei saa aru ja kui me loeme, ma ei tea, mingit raportit, mingit KPI muutumist, siis meil on ju alati ikkagi vaja mingit konteksti sellele, on ju. Et ei saa, vist nagu nii ei ole, et ikkagi, et me saame ainult andmete pealt automaatotsuseid genereerida. Ja kuna siin konverentsi on hästi palju seda teemat, seda AI-d, et juht võtaks endale AI appi selliste otsuste läbitöötamiseks, et sa pead valdkonda muidugi tundma. Aga kas on olnud sellist olukorda ka, et sul kõik need andmed jooksed ilusti kokku, aga sinu kõhutunne ütleb, et midagi on siin mäda, et me ei saa ikka seda otsust ikkagi teha, et andmed küll näitad üht, aga sina otsustad teistmoodi. Kindlasti ja ma arvan, et see algabki ju sellest, et kui sa vaatad ikkagi peale ja see raport või need andmed näitavad sulle üht, siis sul peab olema see common sense või endal see nullmeridiaan paigas, on ju. Et mis see tegelikult peab olema? Kas on loogiline, et see on 100 000, see peaks olema võib-olla 1000 või miljon, on ju. Et see nagu raamistik peab endal peas olema ja see on see, et ma arvan, et see andmekvaliteet ei ole kunagi täiuslik. Iga kord, kui sa neid protsesse ja süsteemi seal taustal muudad, siis on oht, et midagi läheb paigast ära, on ju. Et see common sense nagu seal kõrval peab alati olema, jah. Ja andmed võib-olla ikkagi nagu, nad ei võta riski, on ju. Et seda, et me võtame riski või lähme ikkagi mingi asjaga edasi, kuigi see veel praegu näiteks ei tööta, ma ei tea, tulemust ei ole. Et seda peab ikkagi tegema nagu juhtimisotsusena. Ja juht ikkagi otsustab, et andmed ise otsusta midagi, juht otsustab. Nad ei otsusta kahjuks, jah. Või õnneks. Et näiteks andmepõhine otsustamine, kui vanasti, kui sul oli vaja andmed kätte saada erinevatest müügiorganisatsioonidest, siis müügitiimidest või ehitustiimidest, siis saaded sulle e-mail, Exceli tabelid, nii edasi. Täna käib kõige nii automaatselt, korjatakse andmed kokku. Et kui palju see näiteks on kiirendanud juhil otsuste tegemist? Sest nagu siin konverentsi läbi käib, et juht otsustab. Üsna kiiresti peab ta otsustama mingeid asju, et ei ole aega venitada, siis konkurents on tihe ja peab otsuseid tegema. Et kui palju sul on näiteks mõjutanud see? No ikka, muidugi, igapäevaselt. Selles mõttes, et ega neid kiireid otsuseid saadki teha ainult sellisel juhul, kui sul ongi andmed korras.
et kui sulle tuleb selline nagu mehu eetrisse, et kuulge, nüüd on vaja midagi siin otsustada, arvata, noh, siis vaatad 2 inimesele otsa, nad ei tea mitte midagi. Noh, kus on numbrid, et tujud ja tunded on üks asi, teine asi on ikkagi konkreetsed arvud, et noh, lähme sinna, sealt tuleb hea raha, noh, hea küll, mitu eurot, palun ütle mulle number ja need on andmed, on ju. Et jah, noh, AI tulekuga me saame neid tujusid ja tundeid vist nagu kuidagi analüüsida, aga noh, see ei ole see, mida me tegelikult tahame. Ehk ikkagi need struktureeritud numbrid ja tegelikult, kui see tiim teab ka, mille pealt see otsus tuleb, et kindel otsustusprotsess, kuidas juhil on, noh, mismoodi minu pea ka töötab ja nad toovad juba lisaks seda tunnetust sinna lauale ka, sest nemad on ju spetsialistid, on ju. Mul oli eile üks väga hea kohtumine ühe ettevõtte tippjuhiga, me rääkisime just sellisest automatiseerimisest AI-st ja selle kasutamise ettevõttes. Ja siis tema tõi sellise huvitava näite. Ei, meie praegu küll ei hakka midagi automatiseerima, mingit AI ei pane, meil on tädikompuuter, on ju, et kes neid asju teeb. Et ikkagi inimtööjõud ja nii edasi. Et ma pigem küsiksin teie mõlema käest, et millises olukorras te ei automatiseeriks mingit tegevusi või kus te ei kindlalt täna tunnete, et ma veel ikkagi AI-d seal nagu näiteks ei rakendaks või mingit sellist tehnoloogilist vidinat? No, ma võib-olla kõlan nagu natuke retsina, aga see tädiliites, kui on võimalust automatiseerida asja paremaks teha, siis kui sa jätad sellele tädiliitesele selle töö, siis see on sotsiaalprojekt. Et tegelikult sa ikkagi tahad seda asja ära automatiseerida ja sealt pealt kiiremaks saada ja see ei tähenda, et sa selle inimese tegelikult lahti lased, võib-olla sa saad ta reprofileerida ja kuhugi teise kohta arendada, tal tekib töölauale ju sellega ruumi. Et noh, hästi tihti on see kartus, et kui nüüd see asi läheb automaatseks, siis ma jään koju. Ei, see ei ole nii, sa tegelikult tekitad ruumi palju väärtuslikuma töö tegemiseks. Nõus. Ja ma olen hästi päri sellega, et tegelikult kui me räägime nagu tehnoloogia kasutamisest, siis me räägime seda enamasti ju selleks, et midagi nagu, ma ei tea, paremini neid kliente teenindada, et neil oleks õige info või et see kliendi kogemus oleks parem või et see inimene, kes sul on, ei teeks seda rutiinset mingit sisse toksimise tööd, vaid mingit kõrgema nagu lisandväärtusega tööd. Aga rääkides sellest, et mida ma ei automatiseeriks, ütleme AI kasutus, see on eraldi nüüd on ju, et kuna teda on päris lihtne on tegelikult luua AI-ga mingit tööriista, aga me räägime päriselt, et meil on vaja oma turvalisse infosüsteemi on ju, meditsiiniandmed on ka väga tundlikud, luua mingi uus AI arendus, siis mina kõhklen eelkõige seal, kus me tegelikult ei ole veel päris kindlad, mis see protsess on. Et sul ei ole mõtet teha nagu 50 000 eurost nagu arendust, kui pole päris selge, et tegelikult kas see, mis me teeme, on vajalik, kas võib-olla see on lihtsalt see analoogprotsess, mida on tehtud 10 aastat ühtemoodi ja meie nagu mõtteprotsess selles osas, kui me seda nagu tegema peaksime, ei ole veel jõudnud nagu mingisse järgmisesse punkti või me ei ole seda nagu päriselt paremini teinud, et ma ei digitaliseeriks või ei toetaks tehnoloogiliselt nagu protsessi, mille osas puudub kindlus, et see on üldse hea protsess, see on üldse vajalik, see on nagu läbimõeldud, kõik need sammud on olulised, see, kuidas me seda teeme, on nagu hea. Et ma arvan, et ka pilootide puhul on, AI on selles suhtes andnud väga hea võimaluse, et saab suhteliselt kiiresti neid mingeid tööriistu nagu katsetada, pilootida, seda ma teeks igal juhul, aga sellist full on nagu meditsiinitarkvarasse, IT-arendust ma teeks siis, kui on nagu ikkagi mingi selgus, kuidas me seda teeme. Aga noh, jah, AI annabki võimalusi testida neid mudeleid tegelikult kiiremini. Ja täiesti nõus, kusjuures mulle tundub ka, et see on täpselt see koht, kus me ütleme, et IT-d ei tehta enam kusagil IT-osakonnas ja kõik ootavad selle pika rongi taga, et millal minu arendus ükskord saab tehtud, on ju. Tegelikult seesama AI vibe koodimine, iga üks, kes natukene koolitub, meie asi on ka inimesi suunata kooli, on ju, et suudab tegelikult mingi prototüübi ära teha. Jah, see ei ole production ready, sa ei saa seda kohe minna ja nagu rakendada klientide peal, see on ebaturvaline kõik, aga lihtsalt selle esimese tunnetuse saad kätte ja tegelikult see on testimiseks väga hea. Ja ega mul tekib siit kohe küsimus, et ütleme, kui juht tahab kiiresti otsuseid teha ja selles konkurentsi tingimuses ongi vaja kiiresti otsuseid teha, siis sul andmed peavad kokku jooksma. Aga kui meeskonnas on inimesi, kes ei adopteeru kuidagi sul selle tehnoloogiaga, ei nad ei kasuta AI-d, võib-olla nad tahavad sulle e-mailiga saata, tabeliga, sest vanasti oli ju niimoodi, et sul oli ju mingisugused miitingud, nädala alguse miiting või mingi follow-up miiting oli reedel ja siis meeskond tuli kokku, siis vahetati andmeid. Et nüüd andmed liiguvad hästi digitaalseks, et kas seal tekib sellist ohtu, et meil kaob side nagu inimeste vahel ära, et me näeme ainult numbrid, mis nende poolt jooksevad ja see võib nagu ettevõtte nagu sisemiskultuuri ka mõjutada juhile, et sul kaob inimesteks side ära, et kas seal sukust ohtu ei ole, et inimesteks? Veli ja side ära, ei tohi kaduda. aga kindlasti mitte. See tegelikult ongi ju juhtimise nagu selline baas või alus, et see side just oleks inimestega olemas. Et ei, kindlasti mitte. Seda ei tohi juhtuda.
kuidas ja teil ma on? olen täitsa sama meelt, et mulle tundub, et see, et me ei pea tegema nagu nii palju rumalat tööd selle data kogumiseks, annab ju rohkem aega selleks päris nagu aruteluks ja diskussiooniks või ka selleks, et siis kuidagi nende inimestega suhestuda ja kuulata ära need erinevad nagu vaatepunktid on ju. Et pigem see ikkagi nagu võimaldab seda. Aga ma küsin täitsa isikliku küsimuse, et kui te täna enda mobiiltelefoni lahti võtte, milliseid AI tehnoloogilisi äppe te seal kasutate? Minul on Claude, mul on ChatGPT-ga, aga hetkel ma olen selle Claude'iga heaks sõbraks saanud. Minul on ChatGPT, sest selle vist me tõmbasime kõige esimesena, ma arvan. Tekkis sinna taha Perplexity, aga just eile näiteks tegin Google Notebook LM-is ka tänaseks mingid jutupunktid endale valmis ja tegin sellest, kirjutasin tegelikult sinu selle pealkirja, mis meil siin oli, eks. Ja ütlesin, et tee mulle siis juhtimiskonverentsile podcast ja hommikul kuulasin seda. Vajasin selle Äripäeva raadioga sassi. Ma mõtlesin, mul automaatselt autosse nagu sünkis ära see kõik on ja mina vaatasin enne uudiseid, et huvitav väga sarnane jutt, et mis nagu ma ise eile mõtlesin selle podcasti jaoks nagu, see oli seal, lihtsalt Bluetoothiga ühendus on ju. Aga nii käib, et märksõnade pealt juhtus podcast. Ma ei anna seda kellelegi lugeda või kuulata. Et ma olen ise kasutanud loomulikult nii kaua, kui see AI meil on olnud, on igapäevases kasutusesse. Aga kui palju näiteks oma igapäevatöös näiteks kasutada ajurünnakute tegemiseks, lihtsalt ise nagu läbi arutada AI-ga erinevaid vaatepunkti ja siis pärast nagu meeskonnaga arutada, et või sa küsid enne meeskonna käest ja siis paned AI-sse või kuidas sa seda teed? Ma kusjuures kasutan sellisteks asjadeks vähem. Ma vist kasutan teda veits, et midagi arvutada või mingit tabelit analüüsida või mingit datat nagu kokku koguda. Mind paneb imestama need inimesed, kes suudavad kirju kirjutada AI-ga, sest mul on tunne, et nagu tal ei ole seda minu mõtet või seda, mis ma tegelikult öelda tahtsin, ta ikkagi ei oska nagu edasi anda. Nii et pigem, aga brainstorminguks ja kriitikaks, minust on mega hea selleks, et sa nagu teed mingi asja valmis ja siis sa ütled talle, et nagu kritiseeri seda, on ju, või vaata üle. Aga jah, ka tasuvusarvutusi ja selliseid asju, et ta ju oskab igasuguseid nutikaid asju teha, ainult küsi. Kuidas sul? Minu jaoks on need lõputud meilid, mis lõpuks minu lauale jõuavad, et lahenda nüüd probleemi, siis mina võtan küll Copiloti kokku võtta ja vaata, mis sealt tuleb. Päris adekvaatne tuleb. Aga tihtipeale on niimoodi, et loe viimast 3 kirja ja tegelikult sul on pilt ees ka. Et see kontroll mul on alati peal. Ja mis mulle tohutult meeldib, on erinevate dokumentide võrdlemine. Uued need versioonid on väljas, on ju. Võtame mingi ISO 50001 energia audit. Kunagi oli 2012 versioon, siis tuli 2018 versioon. Mis on muutunud? Loe rida-realt läbi niimoodi, nagu vanasti neid kirjutati sinna riigisüsteemidesse. Ei, sa paned selle sinna sisse ja ta annab sulle tulemuse välja. Loomulikult diagonaalis sa juba, kui sa ise tead oma dokumente, tööasju, siis diagonaalis sa saad selle info kätte, aga tegelikult on päris adekvaatne. Muidugi kontroll jälle peab endal olema alati kaasas. Ja ma lihtsalt ütlen vahemärkusin ühe sellise endale sellise koomilise situatsiooni, et siin on räägitud sellest, et mõned inimesed saadavad tagasi e-maili niimoodi, et see on tegelikult AI kirjutatud. Kontrollid oma postkasti ja kõikide meilid ei vastata. Mina proovisin seda samamoodi teha. Ja 4. päeval tuli mul sõbralt nagu kiri ja tagasi kuule, et Olari, tervis on korras nagu või hästi on kõik või? Sellepärast, et ta teab, mismoodi minu kirja stiil on olnud. Ja nüüd ta loeb mingit poolkantseliitlikku kirja ja sõbralt sõbrale, et ta küsis mu käest, et jah, et kas on sul tervis kõik korras, aga tegelikult eks seda saab ka omavahel nagu, eks seda saab ka treenida. Me saatsime sõbraga vahepeal niimoodi neid kirju, vaata, ta pakub sulle vastuse ja siis me lihtsalt kuidagi automaatselt tekkis, et ma nüüd vajutan lihtsalt sellele nupule ja siis ta saadab vastuse ja siis tema ka hakkas ainult neid valikuid vastuma. Ja see oli päris pikk ja päris nagu mõttetu kiri, aga see oli täpselt sama, et mida kõike seda müraks ta tekitab ka. Et jah, et kõiki asju ei ole võib-olla vaja nagu ka kohe automatiseerida, kui ta veel väga kindlalt ei tööta või isegi ei tea, kuidas seda seadistada. Aga milliseid näiteks protsessi sa näiteks täna ei automatiseeriks, kuigi sa tead, et see tehniliselt näiteks on võimalik? No vot, ma arvan ikkagi, et millise ma ei automatiseeriks või, kuigi on võimalik. Ja on selgus paigas, kuidas me hakkame seda tegema, jah? No siis ma vist ikka tahaks automatiseerida. Selles suhtes, et mul on tunne, et see nagu ikkagi see automatiseerimine võtab ju ära ainult standard case'id,
on ju, standard case, palju maksab, tahan aega tühistada, midagi sellist. See ei ole nagu inimese aja hea kasutus, et ta vastab neid standardvastuseid, mida oskab masin. Nii et ma siis ikkagi nagu automatiseeriks. Mina vist ei automatiseeriks oma kalendri organiseerimist. Ehk et ma ei tahaks anda seda ära, sest et see on nagu minu kontroll, see on ka minu nagu siuke üks väike otsustuse koht. Et mulle meeldib seda teha, ma teen kodus ka majaraamatut käsitsi, täiesti absurdne asi on ju. Mul on aastast 2012 see tehtud ja ma ikka kalkulaatoriga löön need otsa. Ja see kalendri tegemine on minu jaoks samasugune, see annab mulle nagu mingi rahulduse, ma saan aru, kus, mida ma teen, mis aja ma valin. Et see on see, väga paljud kasutavad täna juba, et otsi mulle aeg, selle inimesega läks. Ma ei tee seda. Siin lava peal oli Klarna näide, seal kannatas tohutult tegelikult kliendi suhtlus, sest kadus see inimlik suhtlus sealt vahelt ära. Ma usun, et paljud kuulajad, vaatajad on ka kogenud seda, kui nad kuskil mõne teenuse lehekülje, on see pank või mingi, ükskõik mingi teenus. Et kui sa küsid isegi neid küsimusi, mis on nagu pädevad selle teenuse kohta, siis sa võid sealt mingit täielist jama saada. Ja lõpuks vihastad ennast nii välja, et seal juba 10 minutit ära raiskanud, mingit normaalset vastust ei saa. Et mina isiklikult, see on minu isiklik arvamus, ma võib-olla selliseid tundlikke teemasid ei automatiseeriks, et kus oleks ikka inimese kõne. Võt kui sina oled meditsiinivaldkonnas, et ma ei tea, kas seal saab üldse automatiseerida, et mul on nüüd kõht lahti ja silmad vesised, et mis ma nüüd teen, Ma mõtlesin, et ma vist osasid neid asju kvalifitseeriks sinna alla, mida ei saa automatiseerida, aga et kui me võtame, me teeme aastas 400 000 visiiti, on ju, et nende kõigi patsientidega on suhtlust. Julgelt sealt võib-olla pool suhtlust ei ole selline, et ma jagan väga delikaatset terviseinfot, on ju, vaid ongi võib-olla selline, et kas te saate mu aja tõsta tänaselt homsele, siis kui mingi automaatika genereerib selle vastuse, et jah, teie aeg on muudetud, tundub päris nagu hea kasutus, aga loomulikult tervishoius on seda esiteks andmete tundlikkus on hästi suur ja võib-olla ka inimeste, kes tervishoius töötavad, selline nagu ettevaatlikkus ja nagu konservatiivsus uute asjade nagu kasutusele võtmisele on ikkagi päris suur, et meil on grupi poolt selline tööriist nagu patsiendi vestluse transkribeerimise tööriist on ju. Hästi loogiline tegelikult selle asemel, et arst on nagu sulle küljega ja kirjutab kogu aeg, et ta vaatab sulle otsa, sest et sa oled tema patsient, kuulab, vestleb sinuga, AI teeb kokkuvõte, ta on siis treenitud nagu ravijuhendite ja et ta ei lähe nii-öelda Redditist mitte otsima neid diagnoosikoode ja selgitusi, vaid tal on siis sisse söödetud seda tarkust omajagu. Ja ma pean ütlema, et ei ole nii, et on super lihtne juurutada. Mulle endale tundus küll, et kui keegi annaks mulle sellise tööriistad, ma olen nii õnnelik ja ma hakkaks kohe nagu ainult seda kasutama. Tuleb välja, et see ei ole üldse nii lihtne ja et kõik arstid ei ole kohe näpud püsti, et ma tahan seda kasutada. Aga võib-olla seal on oskused taga küsimus neil. Sa pead vajutama seda nuppu, et ta hakkaks nagu tegema seda. Ja see nõuab ka teatud oskust. Kindlasti ja siis sa võid öelda talle, et tee pikem, tee lühem, täpsusta, see diagnoos ei olnud see. Ma ei öelnud, et ta peab röntgenit tegema, ma ütlesin, et otsustame röntgeni nädala aja pärast, et selles suhtes see ikkagi väga raske ei ole. Ma usun ka. Aga kui me räägime nüüd juhtimise kohast, et mis sinu arust on sellised nagu vead või tähelepanu väärivad asjad, mis näiteks juhid praegu AI ajastul peaksid nagu arvestama või kas nad teevad näiteks vea, kui nad ei automatiseeri täna või ei kasuta AI-d? Kuidas sinu tunne on selle koha pealt? Ma arvan, et see on nagu arvutioskus. Et see AI ei ole mitte midagi uut. See AI on samasugune, nagu meil kunagi oli tiigrihüpe. Kõik hakkasid vaikselt järjest seda õppima. Täna on see tehisaru hüpe täpselt samasugune. Et me peame sellega kohanema, me peame õppima, me peame enda inimestele seda tutvustama, sest täpselt see ma ei hakka elu sees kasutama. Mis asi see on? Et jälle koledalt öeldes sellised inimesed, kes ütlevad, et ma olen kogu aeg seda nii teinud, ma ei õpi ümber. Need võiks tegelikult aknast välja juhatada, sellepärast et see ei ole okei. Sa pead kogu aeg tahtma ise areneda. See on nagu jumala normaalne asi, mis inimene nagu enda peas peaks kogu aeg tundma. Edasi. Muide jääb elu seisma, siis ma suren ära. Ja juhina ka, sa aitad inimestel areneda, sa teed selle turvalise pehme keskkonna ja tegelikult sa natukene tahaks öelda tõukad arengule, tegelikult lihtsalt juhatad ja oled eeskuju. Kas ma võin lisada siia lihtsalt see minu arust see nagu natuke see AI kriitika täna, mida me ka kuuleme väga palju, on veidike selline, et see ei ole lahendanud veel kõiki meie probleeme, järelikult see on mõttetu.
et tegelikult kui me mõtleme sellele, kuidas algas nagu, mis see meil .com bubble oli meil aastal 2000 on ju, kõik olid nii-öelda väga suur pettumus oli turul, et internet ja internetis olevad teenused ei olegi juba minu elu totaalselt muutnud. Noh, me oleme piltlikult öeldes aastas nagu 2000, siis me oleme nii, et see ongi kõik mõttetu, sellest polegi kasu, tegelikult me peame kõike samamoodi edasi tegema. Ei, see läheb edasi, see on iga uue asja juurutamisel, me nüüd otsime neid kasutuskohti, see, et meil on tagasilööke, on nagu normaalne, see, et osad asjad ei tööta, mingites kohtades ei toimi, me peame otsima nagu järgmist mudelit ja proovima teistmoodi ja siis proovime veel teistmoodi ja failima mingi mitmekümned tuhanded korrad ja siis mingid asjad hakkavad tööle, on ju. See on aega lihtsalt. .com mull lõhkes, on ju. Aga mis juhtus? Internet on alles, eks? Et tegelikult see jääb, AI-ga jääb kindlasti. No tänu Telile on pool internet alles Eestis, eks? Info liigub seal, jah? Jah. Et aga mulle meeldib ikka juhtide käest küsida seda, et no juhid on tavaliselt sellised visionäärid ja neil on oma mingid unistused, eesmärgid. Et kui sina täna mõtled, milline oleks ideaalne pilt sinu jaoks näiteks 5 aasta pärast tehnoloogiliselt, milline sinu tööpäev võiks välja näha või sinu otsustamise kriteeriumid ja sa tead, et sul on tehnoloogia, et milline sinu ideaalpilt oleks näiteks praegu, natuke unistame siin. Unistame. Ma arvan, ma kõige rohkem unistan ikkagi sellest, et me suudaksime saada nagu rohkem kasutajaid kaasa ja rohkem inimesi, kellel on see katsetamise nagu julgus ja valmisolek ja ma arvan, me 5 aasta pärast ei ole mingisuguses valmis maailmas, kus tehnoloogia teeb kõike meie eest, me suhestume taga lihtsalt nagu teistmoodi, aga võib-olla see mu unistus ei ole nii palju see, et mis mul seal siis ekraanil vastu vaatab, vaid see, et need inimesed, kes mul tiimis on, kes on järgmistes tiimides, kes ettevõtet edasi arendavad, on nagu selle tehnoloogia nagu sina peal. Et see on nagu, täna me ikkagi nagu arvutiga oleme sina peal, on ju, keegi ütle, et Excelit ei olegi vaja või et mina ei kasutagi meile, et see sihukest küsimust me ei esita endale, on ju, et ma arvan, et samasugune sina peale saamine nende järgmiste tehnoloogiatega võiks olla nagu see unistus. Mul on üks väga hea tuttav on anestesioloog ja temaga eravestlusest ütles niimoodi, et see AI on väga tore teema, aga AI ei hoia sul patsiendi kätt, tal ei ole empaatiat, ta ei tunne sinuga kaasa, ta ei naera sinuga, ta ei vaheta sinuga isiklikke mõtteid, et ta küll võib abimees olla, aga ta seda inimlikku poolt ei suuda, arsti puhul see kindlasti on niimoodi, et seda ei suuda nagu kuidagi asendada. Loomulikult ja ka loovat tegelikult. Just. Aga sinul, milline on sinu ideaalne pilt 5 aasta pärast täna, kui sa hakkad mõtlema? Suhteliselt sarnane, aga ma isegi ütleks, et täna tahaks juba rohkem näha. Ma tahaks 2 aasta pärast näha, et tegelikult see, mis täna me inimestele näitame ja eeskuju teeme ja koolitame neid, et see tuleks veel kiiremini, veel kiiremini kohale, et inimesed oleks julged ja julgeks ka eksida, puusse panna, aga lihtsalt, et nad toodaks neid ideid. Et jah, automatiseerimine, see on juba tegelikult, peaks tänaseks tehtud olema, aga see, kuidas me edasi lähme, kuidas me kasvame, et ega Telias ka, mis seal salata, äri kasvu leida on iga aastaga järjest raskem, kui sa juba nii suur oled, on ju. Aga mis me siis teeme ja kui igaüks sellest ettevõttest üritab ja proovib, siis ongi need mingid moonshotid, mis lõpuks tegelikult sulle inimeste poolt tulevad, sest ega mina seal tehnoloogias nii sees ei ole, mina olen juht, mina aitan, on ju. Ja see, et sealt seest kasvaks ärid, see oleks lahe. Ja ma selle podcasti lõpuks ma tahaksin teilt ühe asja küsida või te annaksite juhtidele, kes veel võib-olla ei ole seda teekonda alustanud, alles skraabivad seda pinda, et kuidas edasi minna. Miks ma seda küsin? Sellepärast, et te olete oma valdkonnas turuliidrid. Te teete midagi õigesti, et olla turuliidrid. Et millise sõnumi sa näiteks täna annaksid juhile, kes alles mõtleb, et kas prooviks või katsetaks, aga ei ole esimest sammu astnud? No see sõnum tuleb nüüd selline vastas kategooriast, aga mul on tunne, et see on midagi, mida me ei ole puudutanud, et kogu selle tehnoloogia innustuse juures ei tasu unustada seda, et selline data protection või andmete nagu kaitsmine ja turvamine, selle nagu olulisus on nagu plahvatuslikult kasvanud, et ma mäletan jällegi, kui ma alustasin, siis me rääkisime inimestele, et vaadake, et ei unusta oma mälupulkasid kuskile bussi või arvuteid ei jäta kuskile laokile või välja prinditud dokumente,
nüüd nagu, et rakendame kõik tehnoloogiat, aga tegelikult ka riskid nagu andmete turvalisuse mõttes on plahvatuslikult kasvanud ja et me ei saa mõelda ainult selle peale, kuidas me ägedamalt seda tehnoloogiat rakendame. Kogu aeg see nagu data protection ja küberturvalisusega tegelemine peab käima käsikäes, muidu võib see asi väga halvasti lõppeda. 100% nõus, aga sõnum on, et kui sa täna ei ole pihta hakanud, siis hakka pihta ja hakka proovima, hakka väikselt proovima. Mine siia, õpi sealt, seda infot on palju, kui ei oska, mine küsi kellegi käest, kes teab, neid tegelikult koolitajaid on ja siin samas konverentsil me tegelikult nägime ka mitmeid kohti, tead, kui on turvaline, mine proovi ja hakka pihta. Aga suurepärane, et meie aeg on nüüd kenasti täis saanud ja kõik, kes meid siin kuulasid ja kui tulekus vaatavad, siis Telia podcast näeb Spotify's, YouTube'is ja Apple'is, nii et saate vaadata järgi ka erinevaid episoode. Puudutasime turvalisust, juhtimist, uute tehnoloogiate arengut, kõik AI teemad, et need Telia podcastis nüüd olemas, neid vähem IT-d, palun, sealt leiate kõike kasulikku informatsiooni. Aitäh! Aitäh!